mida tähendab teisi inspireerida? Miks ma pean üldse inspireerima kedagi? Või miks ma tahan inspireerida? Kas see on minu kui teaduse puhas soov või on see egost tulenev tahtmine? Ego programm, et mis tuleneb ikka veel valgusmaatriksist ja valgusteadusest, et sa pead olema esiteks nähtav, sa pead olema kõike, mida sa teed, pead sa jagama teistega edasi, et nemad saaksid avarduda ja valgustuda. Ja sa pead olema teistele eeskujuks, aga ma ei taha olla eeskujulik. Ma ei taha olla eeskujulik, ma olen terve elu olnud eeskujulik tüdruk. Ideaalse käitumisega nii koolis kui koolivälisel ajal. Okei, vahepeal siis, kui ma pubekas olin, siis mul käisid ikka lained ka üle pea ja ma sattusin kokku inimestega, kes ei olnud võib-olla nii ontlikud ja edasipüüdlikud nagu mina ja ma sattusin päris pätipoiste seltskonda, aga no peaaegu, kes ei tahtnud õppida, kes ei tahtnud vanematega koostööd teha, kes tegelesid noorsoopolitseiga, politseiga ja siis ma tõesti tundsin, et ma ei tahtnud seda. Ma käisin korraks selles maailmas ja jõudsin ka politseini välja, käisin politseis ütlusi andmas mingi sündmuse peale. Aga see tundus põnev maailm. Aga ma ei tahtnud seda elu. Ma ei tahtnud sellist elu. Võib-olla tahtsin ka sisimas, ma tahtsin mässata selle nagu viisaka ja nii puhtaks klanitud elu vastu, mida ma elasin. Kus kõik oli nööri mööda, mul olid hindeks ainult 4-5. Käisin muusikakoolis, rahvatantsus, ma olin väga sotsiaalne, tegelesin, ma ei tea, veel mingite 100 muude asjadega. Ma tahtsin selle vastu võidelda tol hetkel. Ja siis ma sattusingi sinna seltskonda. Ja ma tahtsin nii väga sinna kuuluda mingi hetk, ma mäletan seda aega ja seda hetke, kus ma oleksin andnud endast kõik, et olla selle poisiga koos, keda ma tol hetkel arvasin, et ta mulle väga meeldib. Aga see oli see koht, kus ma valisin uue reaalsuse. Ja ma valisin seda sellisel viisil, et ma ei hakka päris detailidesse laskuma, aga seal oli üks sündmus, kus ma pidin selle oma silmarõõmuga poisiga kokku saama ühel õhtul kokku lepitud kohas, kus teda ei olnud. Ma ootasin teda, ma ei mäleta kui kaua, väga mitu tundi. Lootsin, et ta tuleb, ta ei tulnud. Järgmisel päeval ma küsisin, kus sa olid, miks sind polnud. Selle peale tegid tema sõbrad mingid nõmedad nalja. See oli see koht, kus ma ütlesin, fine, nüüd on kõik.
rohkem ma ei taha sinust midagi kuulda. ja ma mäletan, see poiss algul nääris välja. ma valisin uue reaalsuse, ma valisin reaalsuse, kus ei ole teda, kus mul ei ole teda vaja. ja see poiss algul naeris selle peale, kui ma ütlesin fine, et rohkem ma ei taha sinust midagi kuulda. sest et ta sõbrad olid tema kõrval ja loomulikult oli vaja nagu kaasa minna selle mänguga ja mängida laia lehte. aga mõned päevad hiljem ta helistas mulle, otsis mind, ma ei teinud sellest väljagi. ja siis hulk aega läks mööda, ma arvan, mingisugune aasta või miskit sellist, kui ta ükskord helistas mulle uuesti. oli jumala purjus täis, rääkis minuga mingitest vanadest asjadest, et kui väga ta mind ikkagi igatseb ja kas me võiksime uuesti kokku saada. mina olin oma eluga ammu edasi läinud ja täiesti mingisse teise kohta jõudnud. ja siis ma mõtlesin, mis asi see on, ma ei taha sinust midagi kuulda ja panin telefoni toru ära. ja siis järgmisel hetkel, mingisugune nädalat 2 hiljem, ma sain teada, et ta oli kohe-kohe isaks saamas. ma arvan, me olime ikkagi veel koolilapsed. ma arvan, ma käisin gümnaasiumis siis, tema oli minust veel noorem. ja ta oli kohe-kohe isaks saamas ja ta tahtis minuga kokku saada. ja siis nagu tagantjärele see tundus veel imelikum, et ta mulle helistas. aga ma ei tea, mina läksin oma eluga edasi ja tema läks lõpuks oma eluga edasi. aga ma mäletan seda kohta, kus ma valisin nagu täie teadvusega ja täie teadlikkusega selle uue reaalsuse ilma temata. selle reaalsuse, kus teda ei eksisteerinud, polnud enam minu jaoks olemas. ja neid on kindlasti, selliseid olukordi on minu elus olnud veel. üks hiljutine kogemus paari aasta tagusest ajast. on mul täpselt samamoodi veel väga eredalt meeles. selle detailidesse ma ei hakka ka praegu väga sügavuti minema, aga seal oli olukord täpselt samamoodi, et asi, mis mind raputas ja sügavalt puudutas. ja see reaalsus, mis mulle sealt edasi paistis tulevat, ma otsustasin, et ei, ma ei soovi seda sellisel kujul kogeda. ma valin uue reaalsuse, uue mina, kes ei ole selle vana minaga ja vana reaalsusega mitte mingil moel seotud. see ei kuulu mulle, see pole minu, need pole minu teemad. ja sellest ajast peale otsustasin ma minna edasi hoopis teiste teemadega, teise reaalsusega, teise identiteediga. ja eks neid kuju muutmisi ja identiteedi vahetusi on olnud päris mitmeid. mulle meeldib see teadmine, see annab nii palju vabadust. just see teadmine, et ma saan igal ajal alati vabalt valida. midagi ei ole kinnistatud ja midagi ei ole paika naelutatud. kõik on muutumises. see, kes ma olen täna, ei pruugi olla see, kes ma olin eile ja ei olegi see, kes ma olin eile, aga ka mitte
mitte kõige nagu püsivamates punktides ei pea midagi olema samasugune. See, et ma abikaasaga 5 aastat tagasi, 6 aastat tagasi juba nüüd vist, aeg läheb nii ruttu, 6 aastat tagasi ostsin selle maja sinna metsatuka sisse. See ei tähenda, et ma pean terve elu seal majas elama. Ja loomulikult olen ma olnud ka selles kohas, kus reaalsus on lihtsalt, 3D reaalsus on lihtsalt nii mõnus ja nii ilus ja mitte kuidagi ei tahaks sellest edasi minna ja tahakski, et see jääks püsima. Aga see ongi mängu võlu, et midagi püsivat ei ole olemas. Kõik on muutumises, nii halb kui hea. Nii väga tahaks sellest heast ju kinni hoida ja halva lükata kõrvale, mitte tähele panna ja keskenduda ainult heale. Aga elu ei käi nii. Kõik on muutumises, nii halb kui hea. See paneb praegu täiesti naerma. Just see märkamine, et ma olen hoidnud kinni oma elus headest kogemustest ja mugavast elust. Aga see ei ole see, mis paneb silma särama. Elu ei saa siis voolata. Mida iganes see tähendab. Aga me takistame elu avaldumist. Me takistame elu avaldumist sellega, kui me hoiame mingitest asjadest kinni ja me takistame elu avaldumist siis, kui me tõrjume endast midagi ära. Täisneutraalsus, täielik neutraalsus on see seisund, millega sa võtad vastu kõiki kogemusi, kõiki eluhetki, kõiki sündmusi, kõiki uusi reaalsusi, kõiki uusi identiteete, kõiki impulsse, mis sust tekivad. Läbi sinu inimese avaldub elu ja sa tead täpselt, millal sul on vaja võtta vastu uus identiteet, uus roll, kehastuda kellekski uueks järgmiseks. Võtta vastu otsus, muuta oma reaalsust. Aga sa saad need impulsid ainult siis, kui sa kuulad neid impulsse täies neutraalsuses. Kui sa ei tõrju midagi eemale, kui sa ei klammerdu millessegi uuesse ega vanasse, siis saab elu avalduda läbi sinu inimtasandi kõige puhtamalt. See ongi ülim elu avaldumise vorm, avaldumise tee, avaldumise viis. Kõige puhtam. Takistusteta, piiranguteta eluvool läbi sinu. Näeme jälle.